Tervist! Alzheimeri tõbi on aeglaselt progresseeruv neurodegeneratiivne haigus, mis kahjustab närvirakke ja nende vahelisi ühendusi. See on kõige sagedamini esinev dementsuse vorm, mis moodustab umbes 60–80% kõikidest dementsusjuhtumitest. Tegemist on arusaadavalt väga ränga haigusega, mille puhul aegamööda süvenevad probleemid mälu, mõtlemise, orienteerumise, keele, otsustusvõime, igapäevaeluga toimetuleku ja lõpuks ka liikumise ja enese eest hoolitsemisega. Hilises staadiumis ehk siis raske Alzheimeri puhul kaovad rääkimisvõime ja mälu sisuliselt täielikult. Patsient vajab kõiges igapäevases abi ja lähedastele ongi tegelikult kõige raskem see, et nende armastatud inimene on küll väliselt veel olemas, aga tegelikult sa näed, et teda enam ei ole ja sa pead omamoodi hakkama teda leinama enne, kui ta lõplikult lahkub. Ma pean isiklikult tunnistama, et mina kardan sellist lõppu kõige rohkem, sest see on väga ränk inimestele, keda ma armastan ja kes mind ümbritsevad. Ja Alzheimer ei ole tegelikult kiire ja konkreetne lahkumine. See on selline omamoodi nagu lahustumine või aeglane sinu enese mina annihilatsioon. Ja selles kustumises ei ole tegelikult mitte midagi väärikat ja sa oled paratamatult oma lähedastele väga suureks ja tõsiseks koormaks ja tihtipeale väga pikka aega. Seega on igasuguse dementsuse ja peamiselt Alzheimeri tõve puhul tegemist haigusega, mille väljakujunemise riski tahaksin mina isiklikult ja ma usun, et ka sina hoida nii madalal kui vähegi võimalik. Alzheimeri tõve riski vähendamiseks saad sa ise väga palju ära teha, kui sa teed regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut, toitud tervislikult ja magad korralikult, ent lisaks sellele on antud haigusel ka väga tugev geneetiline baas. Ja täna ma räägin sulle geenikombinatsioonist, mis võib sul täiesti vabalt su enese teadmata olla ja mis võib tõsta su riski haigestuda Alzheimeri tõpp kuni 15 korda. Ehk siis tekitada olukorra, kus sa elu lõpuks sellesse tõppe pigem haigestud, kui et sa sellest pääsed. Teemaga seoses peame me esmalt selgeks tegema, mis asi on apolipoproteiin E ehk lühendatult ApoE. Tegemist on geeniga, mille peamiseks ülesandeks on juhendada ühe kindla rasvadega seotud transpordivalgu tootmist ajus ja ka tegelikult mujal organismis. Aga meie keskendume täna antud geeni mõjule inimese ajule ja jätame kogu selle ülejäänud organismi teiseks korraks. Geenist ApoE on olemas 3 varianti, mida tuntakse nimedega ApoE2, ApoE3 ja ApoE4. Ja kokku on inimese organismis neid geene 2, ühe me saame isalt ja teise emalt. Kui me räägime Alzheimeri tõve riskist, siis on ApoE2 pigem kaitsva toimega, ApoE3 pigem sellise neutraalse toimega, aga ApoE4 suurendab Alzheimeri tõve tekke riski oluliselt. Siit tabelist me näeme, et maailmas on enim levinud variant, kus organismis on 2 ApoE3 geenivarianti ja see kooslus esineb ligikaudu 60% maailma elanikkonnast. Kui me siit vaatame edasi, siis üks ohtlik ApoE4 geen on pisut enam kui 20% inimestest ja see kõige õnnetum variant, mille puhul sa oled saanud ApoE4 nii emalt kui ka isalt, esineb umbes 2% inimestest. Siia tabelisse on omakorda koondatud info selle kohta, kui palju suurendavad või vähendavad erinevad kombinatsioonid võrrelduna E3 baaskooslusega Alzheimeri tõve tekke riski ja kui suur on iga koosluse puhul tõenäosus, et sul diagnoositakse elu lõpuks Alzheimeri tõbi. Nagu sa näed, tõstab üks ApoE4 geen sinu organismis riski haigestuda Alzheimeri tõppe ligikaudu 2–3 korda ja kui sul juhtub selliseid geenivariante olema 2, siis tõuseb su risk tõepoolest koguni kuni 15 korda ja tõenäosus, et sa saad elu lõpuks Alzheimeri diagnoosi on 30% kuni 55%.
Siinkohal ütleb ka enamik arste, et 2 ApoE4 geeni ei pruugi tähendada, et sa jääd Alzheimeri tõppe, sest see on ikkagi selline 50-50 võimalus ja neil on seda väites õigus ja kahjuks tegelikult ei ole ka. Vaata, Alzheimeri tõbi ei ole kindlasti mingisugune binaarne nähtus. Ehk siis päris elus ei ole nii, et ühel hetkel oled sa vaimses plaanis tippvormis ja järgmisel hetkel käib klõps ja sul diagnoositakse Alzheimer ära. Ja kui ma vaatan antud valdkonnas läbi viidud teadusuuringuid ja analüüse, siis näiteks seda uuringut, siis on ametlik Alzheimeri diagnoos üks asi, aga uuringus leiti praktiliselt kõigi 2 ApoE4 geeniga patsientide ajust Alzheimerile omaseid muudatusi. Ma tean, et see kõlab jõhkralt, aga kui ma vaatan seda uuringut ja teisi sarnaseid, siis ütleksin ma nii, et Alzheimer jääb 2 ApoE4 geeniga inimesel diagnoosimata peaaegu ainult siis, kui see inimene sureb varem mõnel teisel põhjusel. Milleks on tavaliselt siis mõni südame-veresoonkonna haigus või raske juhtum. Kui võrrelda inimesi, kellel on 2 ApoE4 geeni, nendega, kellel seda üldse ei ole, siis me näeme ka, et neil ilmnesid esimesed mälukaebused, neil tekkisid esimesed kerge kognitiivse häire sümptomid ja nad said ka dementsuse diagnoosi keskmiselt 8 aastat varem. Ja paljud varasemad uuringud on ka näidanud, et kui Alzheimeri diagnoos on juba käes, siis ei kulge see 2 ApoE4 geeniga patsientidel raskemalt ja sümptomid ei süvene kiiremini. Aga paraku uue maja uuringud ei anna kahjuks isegi selliseks tagasihoidlikuks rõõmuhõiskeks alust, sest negatiivsed muutused ajus süvenevad ja vaimse võimekuse langus kiireneb siiski paraku ka sellistel patsientidel meie tänaste teadmiste põhjal natukene kiiremas tempos. See, kuidas ApoE4 geen täpselt aju tervist halvendab ja Alzheimeri tõve tekkeriski suurendab, on hullult huvitav teema, aga sellega me täna süvitsi ei lähe. Võtame lihtsalt koos teadmiseks, et muuhulgas on sellise geenivariandi puhul häiritud rasvade ja kolesterooli transport ajus, amüloidvalgu koristamine on kehv, samuti käivitab see pikaajalise põletiku ajus, väheneb energia tootmine rakkudes ja vere ajubarjäär muutub auklikuks ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga rõõmustavat on suht vähe ja tegelikult pole üldse. Ja kõike eelnevat arvesse võttes ei ole tegelikult, oleme ausad, eriline ime, et üldiselt arstid ei soovita apolipoproteiin E geenivariandi testi. Sest ei ole raske ette kujutada, et teatud inimestel võib see info, et neil on geneetiliselt peaaegu ette määratud tõenäosus haigestuda Alzheimeri tõppe, olla pehmelt öeldes hirmutav. Ja lisaks on siin veel päris palju aspekte, mille peale esimese hooga ei tulegi. Oletame näiteks, et sul on tervisekindlustus või sa kavatsed sõlmida selle tervisekindlustuse või tahad minna panka ja võtta näiteks laenu. Ja selle laenu puhul oleks viimase osamakse tegemise ajaks see, kui sa oled juba 70+ vanuses. Siis muudab test, mis näitab sul 2 ApoE4 geeni olemasolu mõnevõrra olukorda ja ma ütleks isegi mängureegleid. Hetkel ei ole olemas ravimeid, mis võtaks sihikule konkreetselt ApoE4 geeniga seotud riskid. Ja kui vaadata seda, kas miskit on hetkel kliiniliste katsete käigus ja kas see miski on ka potentsiaalselt efektiivne, siis eristub teiste seas ravim nimega ALC801. See kõlab natukene nagu mõni robot tähtede sõja sarjast, aga tegelikult on keemiliselt tegemist ühendiga nimega valiltramiprosaat, mis võiks praeguste teadmiste ja leidude kohaselt olla sobilik ennekõike just nimelt 2 ApoE4 geeniga patsientidele. Aga suurte ootuste mahajahutamiseks peab siiski tõdema,
et kui olla ülimalt optimistlik, siis võiks ennustada, et see ravim tuleb kasutusele 2-3 aasta pärast. Aga realistlikum prognoos on see, et kui kõik läheb ikkagi hästi ja ta üldse tuleb, siis ta tuleb kusagil 5-10 aasta pärast. Teoreetiliselt on äärmiselt põnevad erinevad ülivarajases katsejärgus olevad geeniravimid ja geeniravimeetodid laiemalt, aga nende puhul, kui olla päris aus, on praegu mõttetu neist isegi pikemalt rääkida. Võime lihtsalt mainida ära, et selles suunas tehakse tööd ja need suunad on iseenesest olemas. Ja muide, teadusuuringud iseenesest ei kinnita seda, et enamik 2 ApoE4 geeniga inimesi satuksid oma negatiivsest geeniloterii võidust teada saades mingisse erilisse ärevusse või vajuksid depressiooni. Ja minu isikliku arvamuse kohaselt on lähenemine, mille kohaselt peaks hoidma inimesi nende geneetilistest riskidest teadmatuses absoluutselt vale. Ja ma võrdleksin seda olukorraga, kus näiteks auto tehnilisel ülevaatusel avastatakse küll oluline viga, aga lastakse siiski inimesele muretult liiklusesse sõita, sest muidu võib tal ju tekkida äkki stress ja see on halb. Ma ei oska hinnata, kas ja kui varmalt perearstid võiksid sind suunata tegema ApoE testi, aga kui sa tahad seda teha iseseisvalt, siis see ei ole üldse keeruline. Näiteks Synlabis läheb see koos verevõtutasuga maksma 155 € ja 90 senti ja veebis on võimalik ka leida arvukaid teste stiilis võtan kodus proovi ja panen selle posti, mis on oluliselt odavamad, aga selliste testidega ma soovitaks olla ettevaatlik. Ja ma ise teeksin, kui ma need valiksin, enne sellise testi väljavalimist teenuse pakkuja ja ka reaalset laboritööd tegeva labori usaldusväärsuse kohta natukene uurimistööd. Kas ja kes peaks tegema ApoE4 geenitesti on väga keeruline küsimus ja igaüks võiks selle testi tulemusega kaasnevad miinused ja plussid enese jaoks eelnevalt põhjalikult läbi kaaluda. Aga mina ütleksin enda arvamuse kohaselt, et sellele võiksid tõsiselt mõtelda need inimesed, kelle lähisugulastel on see haigus diagnoositud ja need inimesed, kes tahavad teha teadlikult maksimumi selleks, et vähendada enesel kõrges vanuses dementsusriski. Ma ise seda testi ei ole teinud, tõenäoliselt ka ei tee, sest olenemata sellest, kas või mitu ApoE4 geeni mul on, teen ma suhteliselt maksimumi Alzheimeri tõve vältimiseks või vähemalt selle edasi lükkamiseks. Ehk siis ma teen regulaarselt aeroobset treeningut ja lihastreeningut jõusaalis, toitun tervislikult, üritan riski vähendada omega-3 ja kreatiiniga ja proovin magada piisavalt ja uinuda ning ärgata ligikaudu samal ajal. Sisuliselt käitun ma igapäevaselt nii, nagu teaksin ma, et mul on 2 ApoE4 geeni ja tegelikult soovitan ma sama lähenemist ka sulle. Kui rääkida võimalikest lihtsatest ja ohututest ja tõenäoliselt olulise mõjuga lisameetoditest, millel ma seoses Alzheimeri tõve riski alandamisega ise silma peal hoian, siis on peamiseks kindlasti liitiumi teema, mille kohta ma tegin ka väga ägeda kick-ass video, mida ma soovitan sul vaadata. Ja kui sa oled ära vaadanud, siis jõusaalis näeme!